hetkeks vaibub valus, hetkeks kustub kära, astud mööda õhku, mälestuste tänu, äratundmisrõõsus, aja taandumine selles imeaias, sinus sünnib ime. Sillal langeb lisa, tajumata ilma, suurelt väike kaotus, päike ohkab hiljem, esimene sõna, päev täis ootamisi, kõike sa siit haaraks, mõtled endamisi. Äkki püüab vihm sind, tantsid mööda tuuli, naeratus veepeegleis, lipsad läbi kuurist, silmad veel kord sulged, pihus kuuled hääli, ise uskumata, kõike seda väärid. Kus asub mälestuste tänav? Sinu jaoks on see tulevikus. Aga kuidas saab tantsida mööda tuuli? Usu, ühel hetkel oskad sa seda iseenesest. Mis on mälestuste värav? Kus ja mis? Ega mina ka ju veel kõike ei tea. Aga miks ei guugelda? See ei sobi siin. Aga kas nemad teavad? Jaa, ma arvan, et nemad teavad. Tahaks ka juba nii suur ja tark olla, aga saan aru, et üleöö juhtuvad lood ainult muinasjutus. Mulle tundub, me olemegi praegu nagu muinasjutu etendusel. See on lava, nemad seal nii ilusad nagu printsessid ja printsid. Kohe võiks olla kurinõid ja... Ei, hoopis tuld purskav draakon ja siis haaravad printsid mõngad ja lähevad võitlusesse koleda põhjakonnaga ja printsessid kiljuvad ja... Sa ütlesid, et draakon. Aga ma arvan, et põhjakon ongi Eesti draakon. No kuulge, teie muinased kippuvad koledaks kätte minema. Mõelge nüüd ruttu üks ilus lõpp. Ma ei saa nii. Mul hakkab põhjakonnast kahju. Ta on ju ikkagi loom. Lõpp võiks olla nii, et üks prints saarab nutitelefoni, laeb kiirelt ühe äpi, mis saadab teile drooni, mis oskab lasta uinutama nõule. Põhjakonn jääb magama ja siis viidaks seda loodusmajja hoolde koju. No see oli küll hea lõpp. Meie muinasjutuline pidupäev jätkub.